Nii, me peame leidma aiatraktori hinda või kõigepealt siis mitme protsendi võrra väheneb iga aasta aiatraktori hind. Ja kuna siin on mingid protsendid ja mingisugune vähenemine, siis see on liitprotsendi ülesanne. Liitprotsendi valem siis oli, et AN võrdub A0 korrutada 1 miinus P korda või siis astmes N. Ja siis A0 oli see algne hind, ehk siis A0 on siin see 30 000 eurot. Siis P on see protsent ja N on aastate arv. Me teame, et esimesel aastal maksis see aiatraktor 30 000 raha. Siis me teame, et 2 aasta pärast maksis ta, ehk siis aastal A2 maksis see 26 508 eurot. Ja me teame ka seda, et see oli siis see 30 000 korrutada sulgudes 1 miinus P astmes 2. Ja nüüd me peame põhimõtteliselt selle P siit kätte saama lihtsalt. Nii et meil on 26 508 võrdub 30 000 ja siis me saame siit selle korrutada lahti. Meil tuleb 1 miinus 2P pluss P ruut. Nii ja siit me saame siis, et 26 508 on sama mis 30 000 miinus 60 000 P-d pluss 30 000 P ruutu. Ja siin tuleb lihtsalt ruutvõrrand, mille me siis lahendame ära. Et 30 000 P ruutu miinus 60 000 P-d pluss 300 või 3492 võrdub 0. Ja nüüd leiame siis P-väärtused. Meil tuleb kõigepealt siis 60 000 pluss miinus 60 000 ruudus. Miinus 4 korrutada 30 000 korrutada 3492. Ja see kõik on jagatud 2 korda 30 000. Mis me siit saame? Juure alt tuleb 56 400 ja siis juure all on 60 või tamurjoon all on 60 000. Ja siit me saame esimeseks vastuseks 1,94 ja teiseks siis 0,06. Nüüd me peame otsustama, kumb neist on õige. Nii, et kui me mõtleme niimoodi, et meil on see A0 korrutada 1 miinus P astmes N, siis olukorras, kus meil on 1 miinus 1,94, siis see tuleb negatiivne. Aga mis laheneb ära siis, kui meil siin on ruut või astmes 4 või midagi sellist, aga kuna suurem osa ajast meil ei ole niimoodi, või vähemalt iga teine kord meil on siis nagu siin ju mitte paarisarvuline astendaja, siis see ei sobi. Ei sobi ülesande tekstiga. Nii et mis meil jääb, ongi siis P võrdub 0,06. Nii et me leidsime mitme protsendi võrra ta väheneb, see on iga aasta 6% võrra. Ja nüüd nad küsivad, et mis on selle aiatraktori hind 5 aasta pärast. Ja põhimõtteliselt, mis nad küsivad, on meilt A5. Ja me teame, et see on A0 korrutada 1 miinus siis protsent astmes 5. Nii siis meil on 30 000 korrutada siis 1 miinus 0,06 astmes 5 ja see tuleb umbes 22 000 ja siis kuna meil on vaja 10 euro täpsusega, siis 22 020 eurot.
selleks vastuseks. Ja nüüd siis see 3, mis aasta lõpuks on aiatraktori hind vähemalt poole väiksem alghinnast. Ehk siis aiatraktori hind, mis aastal on vähemalt poole väiksem alghinnast, on see võrratus, mis me peame lahendama. Niisiis, et meil on põhimõtteliselt me ju saame asendada siia asemele selle, et AN võrdub A0 sulgudes 1 miinus P astmes N. Ehk siis me teeme siia 30 000 korrutada 0,94 astmes siis N on väiksem kui 30 000 jagada 2. Nii et siit me saame siis jagada 30 000 kahendikku 30 000-ga, nii et me saame 0,94 N-i võrdub 1 kahendik. Ja siin me saame põhimõtteliselt kasutada logaritmi. Meil logaritm alusel A B-st on C. Siin meil on, ehk siis see tähendab, et A astmest C on B. Ehk siis siin me saamegi põhimõtteliselt teha niimoodi, et logaritm alusel 0,94 0,5 on N ja nii me saame kalkulaatoriga selle arvutada. Ja siis sellest tuleb, et N on umbes 11,2. Ja nüüd meil kuna küsiti, et mis aasta lõpuks on aiatraktori hind vähemalt poole väiksem alghinnast, siis see on 12. aasta lõpuks. Sellepärast, et ta siin poole aasta pealt vaheldub ja siis me peame vaatama, et selle aasta lõppu minema. Nii et siit me nagu justkui ümardaks üles. Nii et see on see õige vastus ja see on siis üks viis, kuidas seda ülesannet saab lahendada.